millega on seotud laste sümptomid. Laste sümptomid on alati seotud vanematega, sellepärast, et nad on vanemate energia väljas ja nad on nagu väiksed käsnakesed, sensorid laiali, kes imavad seda vanemate tujud, käitumismustrid, energeetika, nad imavad enda sisse ja hakkavad nii-öelda seda peegeldama. Ja tihtilugu me arvame, et kui lapsel on mis tahes sümptom, siis kuidagimoodi on see seotud sellega, et ühiskond on selline, nagu ta on ja siin ühiskonnas ju ongi halb olla. Aga tegelikult punkt number 1 on alati lapse esmane hooldaja, sest ta on tema energia väljas. Ja mõistuslikult me tahame arvata, et ühiskond on süüdi, aga alateadlikul tasandil, kui me ainult süüdistame välist maailma ehk füüsilist reaalsust, siis me anname vastutuse ära, aga tegelikkus on see, et me ei taha hakata muutma ise ennast, sest lihtsam on muuta kedagi teist kui ise ennast. Mis on see stress, mida laps on sinult enda kanda võtnud? Mis on see igapäevane stress, mille all ta ei suuda enam hakkama saada? Mis on see stress, mille vanem on lapsele peale pannud, sest siis tunneb tema ennast võimsamana, autoriteedina, sest et temaga tehti ka nii ja mina pean temaga ka tegema nii. Laps on pere esmane tasuta terapeut, kes toob sulle kõik need teemad nähtavale, millega sa pole mitte kunagi senini tahtnud tegeleda, mille otsa sa keeldud vaatamast ja muutmast. Ja mitte kunagi ei pea muutma last, vaid on vaja hakata vanematel vaatama ise endale otsa, mis on see, mis vajab korrektuuri nendes endas. Ja tegelikult last, kes on alla 16, ei peaks üldse viima isegi mitte teraapiaruumi, sellepärast, et kõik teemasid saab lahendada läbi vanemate ja läbi lapse energia saab kätte juurpõhjuse informatsiooni. Ja kui vanemad muudavad nüüd enda, kas siis suhtumist lapsesse, üldse enda suhtumist elusse, ise endasse, ühiskonda, sellesse, kuidas ma maailma näen, sellesse, kuidas ma ise tahan siin maailmas olla, ja nüüd muudavad seda ja saavad selle juurpõhjuse koodi täpsusega kätte ja muudavad selle ära, siis see laps hakkab peegeldama sulle õige pea teistsugust pilti. Ta on rõõmsam, ta on tervem, ta muutub elavaks ja tal hakkavad sümptomid lihtsalt lahustuma. Sellepärast, et ta ei pea enam läbi sümptomite peegeldama sulle seda, mida sina pead endas muutma. Ja iga lapse sümptom on nii individuaalne, siis see peremuster ja kood võib olla erinev. Ta on hästi personaalne ja sellepärast ongi vaja vaadata igale sümptomile personaalselt otsa, et leida üles juurpõhjus täpsusega. Ja sümptom ei ole mitte kunagi lihtsalt sümptom, vaid see on informatsioon, perekonna nii-öelda varjatud muster ja kood, millele tuleb siis saada näpp peale, mille peaaegu võimalik muuta. Ja laps on lihtsalt informatsiooni peegeldaja oma sümptomiga.